Tere! Mina olen Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur ja räägin täna ühest vanasõnast. Koroonakriis on meid koduseinte vahele kaugtööle sundinud, nii et jätkan siit oma koduvideoga koduarvuti tagant folkloristika osakonna loengute sarjas. Kõnelen siis täna ühest väga levinud ja tuntud Eesti vanasõnast julge hundi rind on rasvane. Ja minu jaoks on selle vanasõna lugu äärmiselt põnev. Kui ma muidu viitan ikka vanasõnu selgitavates saatelõikudes meie esinduslikemale vanasõna väljaandele 1980. aastatel ilmavalgust näinud neljaköitelisele akadeemilisele suurteosele Eesti vanasõnad, siis tänapäeval nii levinud rahvatarkust julge hundi rind on rasvane me sellest hämmastaval kombel ei leia. Kui 1960. aastatel asutati Soome folkloristi ja vanasõnauurija Matti Kuusi ettepanekul Tartus kirjandusmuuseumis selline peene võõrapärase nimega paremioloogia töörühm, ehk siis folkloori lühivormide töörühm, siis saigi esimeseks peaeesmärgiks koostada Eesti vanasõnade akadeemiline monumentaalteos. Koostajad tõmbasid materjali ajalise piiri 1961. aastaga ja tuleb tunnistada, et seda vanasõna julge hundi rind on rasvane ei olnud selleks ajaks arhiivi kogutudki. Nii kummaline, kui see ka ei ole, on selle vanasõna esimesed üleskirjutused Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi jõudnud alles 1970. aastatel. Ja see tõsiasi lubabki arvata, et tegemist on suhteliselt hilisaegse eestikeelse vanasõnaga. Poeetilise võttena kohtame selles ütluses alliteratsiooni ehk sõna alguskaashääliku kordumist, rind rasvane, kuid piltlik tähendus on seotud otseselt tõsiasjaga, et kiskja, see hunt, on loomult julge, murrab palju ja on ühtlasi heas toitumuses. Ka meie rahvaluule kogujad on selle vanasõna tähendust kirjeldanud. Näiteks 1976. aastast pärineb Häädemeestelt Marta Mäesalu kirjapanek julge hundi rind on rasvane. Seletab seda vanasõna samatähendusliku julgusest kõneleva rahvatarkuse kaudu. Julge päälehakkamine on puul võitu, kui julge ja kange oled, saad selle kätte, mis sa püüad või tahad. Sii peab nõnda olema. 1977. aastal on folklorist Kristi Salve Tartust kirja pannud selle vanasõna julge hundi rind on rasvane ja samuti kirjeldanud seda kogumisolukorda. Jutt oli majasooja varustuse parandamise üritusest, mis võis kaasa tuua tülisid katlamajaga ja mida mõned juhatuse liikmed sellepärast ei pooldanud. Nii et selline kontekst siis. Või 1979. aastal on emmastest Jegard Kõmmus kirja pannud julge hundi ründ, ikka rasvane, öeldakse julgete kohta. 1979. aastal on meil Tallinnast kirjapanek mängima peab ikka julgelt, sest hundirind on rasvane, öeldud kaardimängul ehitustööliste ringis. Või hiljem 80. aastatel on näiteks Tartu õpilase kirjapanek julge hundirind on rasvane, riskis peitub jõud ja võlu. Või 1985. aastal Pärnu Jaagupist kirjapanek julge hundirind on rasvane, ettevõtliku inimese kohta, kes saavutab igas ettevõtmises edu. Me teame, et tänapäeval elavad vanasõnad edasi sageli mitmesugustes funktsioonides ja situatsioonides. Neid kohandatakse uute olukordadega. Näiteks hiljaaegu märkasin seda sama vanasõna leivareklaamis.
ja juba sõnastuses julge hundirind on leivapuru täis. Mõnikord tehaksegi vanasõnu ümber. Nendega mängitakse, varem olemasolevaid vanasõnu parodeeritakse ja sellisel juhul pole enam peamine eesmärk õpetlikkus, vaid esmajoones vaimukus, üllatus, loominguline uudsus ja nalja saamine. Just nii juhtus meie tänase vanasõnaga praeguse koroonakriisi algusaegadel, mil rahvasuus läks liikvele eriolukorra tuntuim rahvatarkus. Julge hundirind on hanerasvane. Meenutuseks siis, et sellise humoorika paroodiaga reageeris rahvas siseministri hinnangule, kelle arvates oli koroonaviirus külmetushaigus, mille vastu aitasid soojad sokid, hanerasva määrimine rinnale ja sinepiplaaster. Kriisiaeg on toonud meile erinevaid spetsiifilisi märksõnu ja teemaviiteid, millest hanerasv ongi kindlasti üks märgilisemaid ja juba folkloori läinud. Kui nüüd tänasest põhivanasõnast julge hundirind on rasvane veel rääkida, siis tasub analüüsida ka hundi metafoori laiemalt. Meie rahvaluules on hundil väga uhke koht. Tuntumate hundi eufemismidena meenuvad kohe võsavillem, metsatöll. Stereotüüpiliste tunnustena on hundile omased ikka tugevus ja julgus. Ka hundiga seotud juttudes on ikka pigem hirmuga pistmist. Alates 2018. aastast on hunt teadagi eestlaste rahvusloom. Zoosemiotik Laura Kiiroja on hundi kohta levinud müüte ka selgitanud ja öelnud hoopis seda, et vapra võsavillemi rind ei olegi nii rasvane. Tegelikult on ta äärmiselt inimpelglik. Inimese hirm on huntidel sügavalt geneetiline, isegi kui hundi esivanemad on mitu põlve loomaaias elanud, kardab ta inimesi. On siis Laura Kiiroja seletanud ja selgitanud. Rahvaluules elavad aga stereotüübid oma elu. Vanasõnad ja kõnekäänud on suuresti rajatud allegoorsele loomkujundile. Piltlik idee antakse tihtipeale edasi just loomametafooride kaudu. Üks Eesti asjatundlikuim vanasõnauurija Arvo Krikman on kunagi koostanud vanasõnades esinevate loomade pingerea, mille põhjal on suursoosikud just koduloomad, koer, hobune ja veis, seejärel kukk, kana. Ja 5. kohal on hunt, metsloomade arvestuses siis esikohal. Aga rahvaluules ja keeles on hundi kartuse või hirmu kohta mitmeid väljendeid. Öeldakse, julge on see, kes ei karda hunti ega tonti. Stereotüüpiliselt on need loomad, kellele julgust omistatakse just meie metsade suurimad kiskelised. Võrdlused on meil julge nagu karu, aga ka karunahk seljas ja julge nagu hunt. Ja ka eksootiline lõvi on selles reas. Julge kui lõvi, öeldakse. Julguse ja arguse emotsionaalne teema on vanasõnades hästi esindatud, aga sageli kajab neist läbi ka tarkus. Kusagil on piir, millest alates liigne julgus või hull julgus võib sind hukutada ja kahjustada. Nii ongi meil terve hulk vanasõnu julguse ja arguse kaksipidise loomuse kohta. Ideega, et arg hoiab naha, julge toidab pea. Näiteks kartlik koer ei saa rasvaseks, kes hunti kardab, see metsaärgu mingu, julge pea toidab, aga arg ära sureb. Või julgust tõstab, julgust tapab. Arg karjane jätab karja lahjaks. Kes ei julge, ei saa Võru linna näha. Või julgel on õnn helde. Kes kardab, see kaotab. Julgepäralt on võit. Julge põld õitseb alati. Vastupidises tähenduses näeme ka hulljulguse kohta rikkalikult eestikeelseid ütlusi. No näiteks julgus ja õnnetus on vennad, liigjulgel on kuri ots, julgele soele saa ruttu ots, julge koera julk jääb ikka hangele või arg koer naha hoiab,
Julge annab naha, aga arg toidab pea. Arg hoiab oma nahka. Aga vanasõnalisele maailmavaatele on omane ikka mõõdukus ja tasakaal. Liigse hulljulgusega ja kogenematusega elu võttes võib jälle juhtuda, et julge hundi rind on hoopis haavleid täis. Nii et arukus ja sellest tulenev mõõdukus ennekõike.